Ja tere tulemast tänasele webinarile. Täna siis teemaks, kuidas sina saad oma aiandushuvi nii-öelda panna raha teenima, kuidas sa saad alustada oma aiakujundusäri. Ja ma panin sulle valmis ka slaidid ja kohe jagan sulle siia ka slaide. Ütle mulle julgelt tere, kui sa mind otse vaatad. Ja hakkame aga selle teemaga pihta, sest et kevad on sama hästi kui käes ja parimat aega alustamiseks ausalt öeldes ei ole, kui see on kevad, ehk siis kui sul on mõttes olnud alustada enda äriga, enda aiakujundusäriga, ähm, enda nii-öelda teenuse pakkumisega, siis oled täna täitsa õiges kohas. Ehk siis täna me räägime sellest, mis on need kolm võib-olla kõige suuremat viga, mida alustavad aiakujundajad teevad ja kuidas sa neid vältida saad, et sa saaksid kiiresti oma äri käima. Jah, ma räägin siia vahele natuke ka enda kogemusi ja saad siis osa sellest. Ja lõpuks ma pakun ka siis sulle võimalust, kuidas sa saad tulla minuga edasi, kuidas sa saad minu abi, meie tiimi abi, et siis enesekindlamalt edasi minna, et panna oma kirg aianduse vastu siis lisasissetulekuks või sissetulekuks nii-öelda muuta. Ja pakun sulle siis võimalust tulla kursusele edasi, kuidas siis oma aiakujundusäriga algust teha. Aga sellest siis päris lõpupoole. Ja selleks, et sa täna siis võimalikult palju kasu saaksid, mida ma soovitan ikkagi, on see, et võta märkmik, võta paber, pliiats, kirjuta üles, lülita välja segajad, et sa saaksid siis keskenduda. Nii, kiirelt ka võib-olla sellest, miks ma täna sulle seda siin räägin, kes ma olen, et sul tekiks ka nii-öelda taust, sest et ma tean, et täna on palju ka uusi osalejaid. Ma ise olen kasvanud üles nii-öelda lillepeenade vahel, ehk siis selle aia loomise loo juures väga palju juures olnud, Palusalu aia loomise juures väga palju juures olnud, sest et ma mäletan ka seda aega, kui Palusalu aed oli veel rohtu kasvanud, selline umbrohus naadi ja osja ja keraheina selline ja võsa on ju suur viljapuuaed ja vana talukoht, aga sellest on saanud siis tänaseks iluaed, selle kõige loomise juures olen olnud ise praktiliselt ja ka tegelikult teistes aedades juba väiksest peale kaasas käinud emaga siis teistele aedu loomas. Ja nii-öelda ametlikult ma alustasin Eesti nooraednike võistlusel 13-aastaselt, kus siis teised võistlejad olid kutsekoolidest ehk siis kuskil 17-18 ja seal juhtus selline huvitav asi, et ma sain seal kolmanda koha, mis tähendas nagu edasiminekut Euroopa tasandile, ehk siis ma pidin minema koos kahe teise õpilasega siis Eestit esindama Euroopa nooraednike kutsevõistlustele, mis oli niisugune esimene väga huvitav kogemus ja kust hakkas kogu see aiandusteema minu jaoks veelgi rohkem lahti rulluma, uued kontaktid, uued võimalused väga laialdaselt. Ettevõtte valdkonnas oli tegelikult minul esimene kokkupuude keskkoolis, kus mul oli siis teiste õpilastega koos üks õpilasfirma, mida me vedasime. Siis edasi ka Eesti Nooraednike Liidu me ühel hetkel lõime, mis tänaseks küll enam ei tööta ja Euroopa tasandil ma siis sattusin ka Euroopa Nooraednike Liitu, kus ma ka väga kaua juhatuses olin ja 6 aastat kokku vist olin seal ka president, ehk siis selle poole pealt nagu ettevõtluse poole pealt. Siis õppinud ma olen Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri ja sama ka Viini Maaülikoolis maastikuarhitektuuri ehk siis magistri nii-öelda tasemes. Ja samaaegselt ma töötasin ka eraaedades, ülikoolis tuutorina eraaedades, siis aedu hooldades Viinis ja ka ühes suures aianduskeskuste ketis, kus ma tegelesin äh, sellise asjaga nagu klientide nõustamisega, ehk siis milliseid taimi osta, kus nad kasvavad ja nii edasi. Mul on üks koputaja ka täna siin kõrval, et ma loodan, et me saame ilusti kahekesi täna tehtud. Siis 2014 ma lõpetasin Viinis selle ülikooli asja ära,
sain oma paberid kätte, tunnistuse kätte ja alustasin siis tööd Saksamaal aiakujundajana oma tulevase abikaasa isa ettevõttes, kus ma tegelesin siis nii taimede kasvatusega kui ka siis aedade kujundamisega. Ja muidugi aedade hooldamine oli ka üks oluline teema, või millega ma seal tegelesin. Ja 2018, tegelikult 2017 saabusin siis oma nii-öelda perega tagasi Eestisse ja 2018 veebruaris ehk siis mitte üldse kevadel, vaid täitsa veebruaris alustasime Palusalu aiad OÜ ettevõttega ja ettevõtmistega. Ja mida me seal täna pakume, ongi siis erinevad aedade kujundamised, hooldamised, koolitused. Ka see tänane webinar on toodud sinuni siis Palusalu aiad OÜ poolt. Ja tänaseks on meil peres siis kasvamas 4 väikest last. Alla 9 aastast võime öelda. Olen abielus ja miks ma seda kõike teen, sest et ma olen veendunud, et Eesti aiakultuur on võimalik viia uuele tasemele. Ma olen veendunud, et ma suudan seda, et ma suudan seda nii-öelda teha koos sinu abiga, see, et sa täna siin oled ja see, et sa võib-olla mõtled, et ühel hetkel võiks sinust saada ka kas siis aiakujundaja või aiandusvaldkonnas tegutseja, siis ka sinul on selles suur roll tegelikult kanda, et viia Eesti aiakultuur uuele tasemele. Eesti aedadel on väga-väga suur potentsiaal tegelikult, sest et mullad on meil imehead, kui me võrdleme Eesti mulda näiteks Saksamaa mullaga, siis neid ei anna võrrelda. Saksamaal on väga paljud mullad lihtsalt ära rikutud, Eestis on veel väga paljud mullad väga heas korras, väga heal tasemel ja kui me nii-öelda jõuame õigel ajal tegutseda, siis ka Eestis me saame seda mulla potentsiaali ja kasvukoha tingimuse potentsiaali väga hästi ära kasutada ja sellest väga palju ähm, head ja efektset luua meie elukeskkonna siis saavutamiseks, et meil oleks ilus elamisväärne keskkond. Ja täna, miks ma sulle seda webinari teen, sest et olgem ausad, Eestis on väga palju nii-öelda, kui ma räägin klientidest, kliente või aiaomanikke, kes vajavad abi oma aia kujundamisel, kes vajavad abi oma ilusa aia loomisel. Ja kuna Palusalu aiad ei jõua igale poole ja meil on väga palju graafikut täis, siis võib-olla on sinul nii-öelda ka selles osas võimalus Eesti aiapidajaid aidata ja neil siis aidata seda aeda ilusamaks saada. Lähme siis kohe nende vigade juurde, mis on need põhilised vead, mida tehakse just alustava aiandusvaldkonna ettevõtjana. Miks ei saada kohe siis seda asja käima? Esimene võib-olla suurem viga on see, et oodatakse liiga kaua ja jäädakse kinni sellesse, et ma ei ole veel valmis. Jah, kes on olnud selles kohas, et ma ei ole veel valmis? Miks see probleem on, sest et tegelikult me ei ole kunagi täiuslikult valmis ja kui me ootame, et me kunagi oleme täiuslikult valmis ja siis läheb kõik hästi, siis tegelikult see on ainult illusioon. Ma võin tuua sulle näite mõningatest tuttavatest, kes on käinud ära nii-öelda kutsekoolis, käinud ära, teinud maastikuehituse nii-öelda maastikuehituse, kuidas seda kutsutakse, taseme on ju. Mitte nüüd Eestis, aga välismaal, Saksamaal ja kes on näiteks läinudki veel edasi maastikuarhitektuuri õppima, aga ikkagi veel ei ole valmis. Ehk siis loomulikult see õppimine ei ole halb, õppimine on väga kasulik, aga kui seal puudub juures tegutsemine, siis sellest jääb väheseks, siis sellest ei saa nagu, ei lähe nagu edasi see asi. Ehk siis täiuslikult valmis sellist asja tegelikult ei ole olemas, kui sa käid ära ülikoolis, võib-olla mõned teist on käinud ära ülikoolis ja vaatavad, oh, ma ei tunne, et ma nüüd valmis oleksin, ma peaksin nüüd veel midagi tegema. Ehk siis ma tean väga hästi oma mehe puhul ka, ta käis ära, tegi maastikuehituse kutse, on ju, meistermaastiku ehitaja ja mõtles nüüd, et ega ma ei olegi nüüd valmis, nüüd ma alles saan aru, et mis veel puudu on. nii, meil on siin väike arusaamatus. nii, mis on?
ehk siis sa saad alles siis aru, et oh, mul on tegelikult nii palju puudu, ma ei saagi üldse tegelikult teisi aidata. mis ei ole tegelikult tõsi, sest et sa oled juba, ma ei tea, võib-olla 3 aastat oled või 5 aastat oled kuskil ülikoolis ära käinud, aga sellest alles asi algab, et siis tuleks hakata juba tegutsema. nii, kasutaja kirjutab, mina olen kinni jäänud sinna korduvalt. just. Ehk siis täiuslikult valmis ei saagi nagu olemas olla. nii. Tati, Tati. nii, nii, meil on siin väike selline takistus või väljakutse, aga saame hakkama. nii, ehk siis ma proovin korraks leida. nii, sorry, ma loodan, et sa oled veel alles ja räägime edasi. ehk siis see, et sa teed läbi kalleid koolitusi, see on täiesti okei, aga kui sa seal vahepeal ei tegutse, ehk siis sa praktikasse ei pane neid teadmisi, mida sa õpid, siis sellest pole väga suurt kasu, ehk siis sa võid teoorias kõike teada, aga praktikas on see hoopis midagi muud ja praktika annab sulle väga palju siis lisakogemust juurde. siis mida paljud arvavad ka, et ma pean looma ideaalse portfoolio või ehitama siis täiusliku veebilehe. jah. ehk siis mina olen ka olnud selles kohas, kus 7 aastat tagasi, kui me alustasime, siis ma ei ütleks, et täiusliku veebilehe, aga me lõime veebilehe, me lõime küll selle ise, ehk siis me ei lasknud seda kellelgi teha, aga üks suur, väga-väga suur viga on see, et kui sa alustajana mõtled, et mul on vaja veebilehte või mul on vaja e-poodi, et ja e-poodi investeerida, et seda käima saada ja et üldse alustada seda tegevust, siis tegelikult see on vale lähenemine, see on väga suur kulu alguses, et saada üldse siis seda äri käima. see on loomulikult, see on nice to have, see on tore, kui on veebileht olemas ja saad sinna võib-olla kliente saata, aga see ei ole esimene asi, millest alustada. ideaalse portfoolioga on ka niimoodi, et loomulikult väga hea on, kui sa kogud oma tööd kokku, kui sa paned kokku, kirjutad juurde ja võib-olla sinna mingid lood, aga see ei ole alustamiseks kõige olulisem asi. ja selle kõige tulemusena võib sul väga palju aastaid mööda minna ja päris kliente ei tulegi. ehk siis hea on, kui sa nii-öelda hakkad enda aias tegutsema, aga kui sa jääd ainult selle erinevate koolituste peale ja võib-olla näiteks käid ülikoolis või õpid kuskil kutsekoolis ja parasjagu teed ka tööd, ehk siis töötad kuskil mujal, töötad noh, ma ei tea, ettekandjana või kuskil Boltis või Woltis või mis iganes kohas, mis ei ole sinu erialaga seotud, siis jah, sellest tuleb ka häid kogemusi, aga see ei ole see, mida sa tegelikult õpid ja mida sa edasi tahad teha. ehk siis aastaid mööda võib päris kiiresti minna aga see ei aita nagu kaasa sinu alustamisele. nii, kuidas seda viga siis vältida saab? tegutse enne, kui sa tunned end 100% valmis. see võib olla väga hirmus samm ja ma ei ütlegi siin, et sa peaksid minema nüüd suurelt välja, et nüüd ma olen täiesti valmis, ma olen super-duper aiakujundaja ja nüüd ma teen kõik sinul nagu aia korda. seda ma ei mõtle, aga leia üles enda puhul see asi, mis sulle väga meeldib, mida sa väga hästi oskad, millest on võib-olla keegi juba kasu saanud. ehk siis alusta selle väikese fookusega.
Tihtipeale tuleb mulle postkasti selliseid kirju, et ma ei tea, mul on abi vaja ühe lillepeenraga, ma ei tea, kas te sellist asja üldse teete. ehk siis küsimus on selles klientidel väga palju, et kliendid arvavad ka, et kui ma pöördun mingi väikese murega, siis tegelikult keegi ei aitagi mind, sest et kõik on mingid suured aiakujundajad, kes võtavadki terve aia või terve, ma ei tea, linnaosa planeerimise ette. Ja tegelikult see nii ei ole, kui sa oledki väike alustaja, siis võib-olla ongi see üks väike asi, mida sa oskad teha, mida sa saad teha füüsiliselt üksinda ja sellest ongi tegelikult paljudele juba kasu, jah. Siis mida tasub veel teha selle vea vältimiseks, on see, et sa pakudki esimesi teenuseid oma tuttavatele või väikesele ringile, et saada siis enesekindlust juurde, et saada nagu reaalset tagasisidet, kuidas sul läks selle asjaga. jah. Loomulikult enda aias tegutsemine on ka väga-väga väärtuslik, sealt sa saad ka palju kogemusi koguda, aga võib-olla sul ei ole veel aeda, jah, aga võib-olla sinu tuttavatel on aed ja saadki alustada sealt, et sa esimesi asju, esimesi teenuseid, oma oskusi, mida sa oled nii-öelda kuskil õppinud, saadki juba rakendada kellegi peal, kellegi teise aias, kui ta sulle ju lubab seda teha. Ja see ka, et lihtne sotsiaalmeedia postitus või siis suusõnaline soovitus võib sulle tuua esimese kliendi. väga palju arvatakse seda, et kliente ei ole, mulle ei jätku, et pakkujaid on nii palju. keegi just paar päeva tagasi jagas, et aiakujundajaid on nii palju juba tekkinud, et kus need kliendid, kas nii palju kliente üldse on? tegelikult kliente on ja klient on ka tegelikult täna juba päris teadlik, ehk siis ta valib endale seda aiakujundajat, ta saabki valida erinevate pakkujate seest või seast. üks pakkuja pakub ühte, teine pakub teist, aga nad ei ole nagu niivõrd võrreldavad juba oma kogemuse poolest, oma stiili poolest, seal on tegelikult väga palju nüansse, mida sa saad siis arvestada, mida sa saad teistmoodi teha kui see teine pakkuja. ja alles, kui sa tunned, et nüüd sa oled perfektselt valmis, siis see on tegelikult liiga hilja alustamisest, nagu alustamine. Miks see nii on, sellepärast et paljud aiapidajad võivadki jääda siis sinu abist ilma. see on üks asi ja teine asi on võib-olla suurem asi, sa ei arene edasi. ehk siis, kui sa ei alusta, ei hakka praktiliselt neid asju ümber nagu ellu viima, siis jääd sina sellest kogemusest ilma. ehk siis, kui sa arvad, et okei, ma õpin nüüd 5 aastat ära või ma õpin nüüd 10 aastat ära ja siis ma olen valmis, siis ma lähen, sest et ma olen kõik asjad ära õppinud, mida õppima peab. aga tegelikkuses jääb praktilisest poolest puudu. ehk siis, kui sul on praktikavõimalusi, tee praktikavõimalusi. kui sul on võimalus kellegi aeda kujundada, kui sa õpid seda eriala näiteks, siis võta see vastu. kui sul on mingeid võimalusi, kus sa saad oma teadmisi ellu rakendada, siis see õpetab sind tegelikult palju-palju rohkem lisaks kooliteadmistele. ehk siis päris klientidega töötamisel sa õpid väga-väga palju juurde ja seda ei saa alati, tegelikult seda ei saagi teoreetiliselt läbi teha. ehk siis teooria on üks asi, aga kui sa lähed päris ellu päris klientidega töötama, siis see on hoopis teine asi, sest päris elus klient võib tahta hoopis midagi muud kui see, mida koolis sa õppisid võib-olla. ja kus sa seda alustamist saad, siis ma aitan sul aiakujundusäri alustamisel siis järgmisel kursusel, mis ma siis pärast sulle välja toon. siis teine asi, mida tehakse, on ka see, et ei julgetagi oma teenust pakkuda, ei julgeta müüki teha. miks see probleem on? see probleem on sellepärast, et paljud aiakujundajad või paljud inimesed, kes aias tegelevad, on loovad inimesed ja nad ei taha olla sellised pealetükkivad müüjad. sest et neil on võib-olla mingi kogemus sellise pealetekkiva müüjaga, kes on helistanud, et tahad osta, ma ei tea, D-vitamiini või tahad uut telefonilepingut või mis iganes.
Ja nad pelgavad ka küsida raha või üldse kahtlevad selles, et kas keegi on nõus maksma üldse minu teenuse eest või teenuste eest. kas keegi on üldse nõus selle eest maksma, mida mina pakun ja mis mul võib-olla nii lihtsalt välja tuleb. jah, kas kellelgi on olnud sellist olukorda, et sa mõtled, et oh, mis nüüd mina, ma oskan väga hästi, jah, no ma ei tea, no täitsa tavaline, et ma teen need peened korda, et see on täitsa lihtne, on ju, et ma ei usu, et kellelgi seda vaja oleks. kas kellelgi on olnud sellist olukorda? pane mulle chati. Ja mis see tulemus on? tulemus ongi see, et nad jagavad võib-olla tasuta nõu, töötavad liiga odavalt ja lõpuks tekibki see tunne, et see kõik ei tasu ennast ära. näed, on ikka, on ju. ehk siis sinu küsimus võikski olla mitte see, et mida ma saan müüa oma kliendile, vaid sinu küsimus enda jaoks peaks olema, et kuidas ma saan kliendile abiks olla, kuidas ma saan lihtsustada tema, tema tööd, ehk siis kuidas ma saan talle abiks olla, et tal oleks lihtsam aeda korras hoida, võib-olla kuidas ma saaksin abiks olla, et luua talle ilusamat aiaruumi, et luua talle ilusamat kodu, ilusamat elamiskeskkonda. et see peaks olema ähm, see koht, millele keskenduda, mitte sellele, et no kuidas ma saan selle järgmise aia, mida siis kujundada. ja üks hea näide võib-olla siin on ka, et meil oli eelmisel aastal üks klient, kes tuli meie juurde ja ütles, et Maria, et mul on niisugune hull olukord, mul on aianurk täiesti kaoses ja ma ei tea, kas seda üldse annab nagu kuidagi ilusaks saada. mis seal siis oli? seal oli seatapp, seal oli naati kõvasti, seal olid kadakad, seal oli paekivi, ehk siis tal oli kunagi olnud seal köögiviljanurk, aga see oli kuidagi kõik täis kasvanud ja ta oli vahepeal istutanud sinna midagi juurde. ja lõppkokkuvõttes oli see aianurk nagu nii kaoses, et ta ise ei suutnud enam näha, et kuidas sealt võiks nagu läbi närida, et kuidas sellest saaks ilusat aianurka saada. aga kui me hakkasime selle aianurgaga tööle ja ja juhtus niimoodi, et me juba esimese päevaga päris suure osa saime puhtaks kaevatud. ehk siis, mis sealt välja tuli, seal oli väga hea muld. mis siis, et need paekivitükid seal sees olid. Need paekivitükid me saime nagu vastavate tööriistadega ilusti kätte, ja kaevatasime väga hästi. see muld oli selline, et söö või ise. kui sa oled mulda kaevanud ja sul on tulnud tunne, et söö või ise, siis sa saad aru, et see on nagu selline hea muld, mida töödelda, mida puhtaks saada. ja see oli selline hästi ilus, tume, sõmer, ütleme, toitainete rikas, selline paepealne muld. ja väga hea oli seda nagu teha puhtaks. ja kui see must muld juba välja tuli, siis oli näha, et jah, lootus tuleb tagasi, seda kohta, seda aianurka on võimalik saada uuesti korda, seda on võimalik saada ilusaks. ehk siis, kui sul on selline koht või selline klient, kes ütleb, et no ma ei tea, mida selle aianurgaga pihta hakata, aga sinul on kohe pilt ees, näed, sellest kohast võiks saada midagi ägedat, sellest kohast võiks saada midagi ilusat ja ma võtan labida ja ma hakkan seda nagu tegema, siis see on kliendile nii-öelda uue lootuse andmine väga suur abi tegelikult. jah, sest et paljud inimesed, kes ei tegele aia kujundamisega, ei suuda võib-olla ette kujutada, et see on võimalik, või siis ei suuda seda ette kujutada, et nad ise selle valmis teevad, sest et neile see on väga suur töö. võib-olla neil ei ole õigeid tööriistugi. jah, Terje kirjutab, oo jaa, hea muld teeb rõõmu. jah, just, et hea muld teeb väga palju suurt rõõmu. ja kui sa oled näiteks kokku puutunud mõne kehva mullaga, ehk siis kus on hästi kivine, kus on hästi keeruline kaevata, aga sa oled selle pähkli nii-öelda läbi närinud, ehk siis sa tead, kuidas seda kohta siis puhtaks saada või sul on vastavad tööriistad ja sa sellise pakkumisega nii-öelda välja lähed, siis sa aitadki sellel inimesel, kes sellega hädas on, selle hea tulemuse saada, ehk siis selle ilusa aia saada sellele kehvale tingimusele, millest see klient võib-olla ise hakkama ei saanud. kuidas seda viga siis vältida? müük, mida tasub meeles pidada või enda jaoks nii-öelda läbi mõelda, on see, et müük ei ole enda peale surumine, vaid see on oma oskuste, väärtuste näitamine.
ehk siis need oskused, sa paned väärtuseks, et kuidas need oskused, mis sul on, kuidas need on sinu kliendile väärtuseks. jah, ja sa võid ette kujutada seda ka, et su klient on pimedas ja sina oled siis taskulamp ja sinu teadmine ongi see taskulamp, ehk siis sinu teadmine aitab tal näha seda lahendust. Et ilma sinu teadmiseta ta ei näegi seda lahendust, et üldse midagi võimalik oleks. võib-olla ta näebki, et ah, et paneme sinna selle elupuuheki ümber, et see ongi ainuke lahendus, aga tegelikult sina näed palju rohkem. sina näed, et seal on ka muid teisi lahendusi, mida kasutada. et see elupuuhekk on ainult üks lahendus, ma ei tea, 10-st. väga paljud räägivad mulle seda, et Maria, et ma ei saa siia teha endale peenart, sest siin on vari. ma ütlen, et väga hea, et siin vari on. või siis ütlevad, et Maria, ma ei saa siia peenart teha, sellepärast et siin on liiga päikseline ja liiga kuiv ja kõik asjad surevad siin ära. ma ütlen selle peale, no väga hea, et see päikseline ja kuiv on, sellepärast et need on eritingimused ja nendes eritingimustes on võimalik luua just selliseid istutusi, selliseid koosluseid, selliseid kohti oma aias, mida teistel ei ole. Sest et nendel, nendel kohtadel on see ilmselge põhjus, miks seal midagi ei kasva, sa oled valinud lihtsalt valed taimed või sa oled valesti teinud midagi, ehk siis oledki valed taimed pannud ja siis valesti pärast hooldanud ja ei kasvagi sellepärast midagi. ehk siis tuleb alustada nendest taimedest. ja sellest on siis nagu kliendile väga suur kasu, kui ta saab toimiva aia. paar päeva tagasi just keegi helistas mulle, ütles, et talle on tehtud peenraplaan ja ta on selle ka ellu viinud ja ma ei tea, mingi 10 aastat tagasi ja tänaseks on ta aru saanud, et see plaan ei toimi, ehk siis need taimed, mis ta sinna istutas või istutada lasi, need ei kasva hästi. sinna on pandud peale on ju multsikangas, kivikillustik ja ta ütles, et ta ei saa ju igal aastal seda kangast ja killustikku üles võtta, et panna sinna juurde mulda, et mu taimed kasvaksid. ja ma ütlesin selle peale, et jah, see ei olegi mõistlik ja kui me peaksime nii-öelda koostööd jätkama, siis läheneksime sellele jätkusuutlikust vinklist, ehk siis vaataksime, kuidas me saame luua midagi jätkusuutlikku, mida on mõistlik hooldada, mis nagu toimib, mis on ilus ja mille puhul sa ei pea kogu aeg mõtlema, et kuidas ma saan nüüd selle pinna ilusti puhtaks, kuidas ma saan need taimed sinna kasvama ilma et ma nii-öelda iga päev ei peaks seal kogu aeg võimlema, et see asi siis käima saaks. siis kuidas seda viga veel vältida? see viga oli meil siis, et ei julgeta oma teenust pakkuda ja müüki teha. on ka see, et tuleb oma tööd õiglaselt hinnata ja kui sa ei väärtusta ise oma oskusi, siis ei väärtusta seda ka kliendid. ja huvitav on ka see, et kui sa ise ei väärtusta ja lähedki võib-olla väga madala hinnaga välja, siis tulevad ka kliendid, kes ei saagi võib-olla aru, mida sa teed. jah. ja kui sa ei ole eelnevalt ka ennast tutvustanud, enda tegemisi tutvustanud, siis tulevadki totaalselt valed kliendid, kes ootavad sinult totaalselt valet asja, mille taga sa võib-olla ise ka ei seisa. ja mida veel tasub teha, on see, et õppida looma pakette ja selgeid pakkumisi, et oleks siis kliendil lihtne otsustada. jah, mõni näide sulle siia. ehk siis kui sa oskad teha näiteks väga hästi kevadist, suvist aiahooldust, siis sa panedki selle paketina välja. see ei pea olema pakett aiakujundus, vaid sa paketina saadki pakkuda kevadist aiahooldust. olgu seal siis põõsaste lõikamine või servade lõikamine või mingi püsiumbrohu väljakaevamine või mis iganes, selle sa mõtled enda jaoks välja. aga klient saab kohe aru, millest jutt on, mida sa talle pakud, kui suure mahuga see on ja, ja saab nagu paremini aru, mis see tulemus siis ka on. ja seda pakettide teemat me vaatame ka siis aiakujunduse ärikursusel, mis siis ka õige pea alustab. kolmas viga on see, et ei teata, kuidas oma teenuseid hinnastada.
miks see probleem on? Probleem on see, et algajad või alustajad üldse pakuvad oma teenuseid võib-olla liiga odavalt, võib-olla isegi tasuta, sest nad ei tea, kuidas oma tööd väärtustada. mis on ka loomulik, kui sa päris alustaja oled, siis sa ei tea, kui palju võiks mingi asi maksta, kui palju sa võiks kliendi käest küsida. olin ise samas olukorras, kui ma alustasin Austrias, Viinis nii-öelda eraaias tööd ja esimesel kohtumisel kliendiga, siis see klient küsis, et mis see summa on siis, millega me arvestama peaksime, et kui sa tuled meile aeda appi. no mina muidugi seda ei teadnud, sest et ega ma ei olnud seda uurinud esiteks ja teiseks mul polnud õrna aimugi, ma olin väga rõõmus iga euro eest, mida ma sain nii-öelda lisaks enda ülikooli õpingutele teenida, et siis oma ülikooli õpinguid rahastada. aga, aga kust sa siis seda teada saad või kuidas seda siis teha? ehk siis ka väga palju kardetakse seda, et kui sa kõrgema hinna võtad, siis kliente ei tule või siis, et kogenumad küsivadki rohkem ja mina ei saa siis küsida. jah, pakkujaid on palju, nagu ma enne ütlesin, pakkujaid on tõesti väga palju, aga tuleb välja otsida see, mille poolest sina siis eristud. jah, mille poolest sina eristud? Taval-, täitsa võib olla see, et kõige parim pakkuja ei võidagi, jah. sellest sõltub ka väga palju, et kui nähtav sa oled. ja tegelikult igasugusele segmendile ehk siis igasugusele pakkujale on ka oma kliendid olemas. sest et inimesed on erinevad ja võib-olla sulle ei sobigi see, et mina tulen sinu aeda, võib-olla sobib sulle hoopis see, et minu ema tuleb sulle aeda näiteks või hoopis keegi teine tuleb aeda. et, et seda ei tasu nagu karta, et jah, on kogenumad aiakujundajad ja küsivad rohkem ja mina ei saa, seda ei tasu karta, see on alati ja see on igas valdkonnas tegelikult nii, et kui sa otsustad, oi, ma siis aiakujundust ei hakka tegema, hakkan hoopis tegema, ma ei tea, Canva disaine näiteks või ma ei tea, virtuaalassistendiks hakkan, siis seal on samamoodi, et neid virtuaalassistente on ka väga-väga palju, aga kõigile on tegelikult tööd olemas, sest et abi on väga palju, noh, ettevõtjatel näiteks vaja. ehk siis alguses ei olegi õrna aimu, kuidas see hind kokku tuleb ja kuidas sa seda hinda siis välja saad panna. ja, ja kui nüüd minu loost edasi minna, siis selle lisateenimisega ma saingi nii-öelda ennast edasi arendada, ma sain käia Euroopa Nooraednike Liidu üritustel, kongressidel, Austria nooraednike kongressidel ja, ja alguses ongi see väärtuslik, et sa saad nagu koguda ka endale kogemusi, et sealt siis edasi minna, et sealt siis nii-öelda hinda ka edasi kujundada, et olla nagu mingis valdkonnas juba midagi läbi kogenud ja siis sealt edasi minna. ja kui sa nagu liiga madala hinnaga peale lähedki, siis võibki lõpus see tunne tekkida, et töökoormus on liiga suur, aga raha jääb siis väheks. ehk siis seda korrigeerimist peab ka jooksvalt tegema. jah, et see on nagu hästi-hästi oluline. kuidas seda viga siis vältida? hinnastamine ei ole siis juhuslik, see peab põhinema reaalsetel kuludel ja reaalsel väärtusel. ehk siis see väärtus tuleb siin palju mängu ja ka reaalsed kulud tulevad mängu. et mis on sinu reaalsed kulud? mis on see väärtus, mida sa kliendile tood? võib-olla see ongi see, et sa saadki, ma ei tea, ühe päevaga luua sellele kliendile ilusa aia, mis on korras, ehk siis kui sa seda kevadhooldust või suvist hooldust pakud, ähm, klient on selle üle väga rõõmus, sest et ta ei pea seda ise tegema. võib-olla sul lähebki selleks palju nagu vähem aega, kui kliendil läheks. sest et klient on võib-olla mingi teise eriala inimene, teise valdkonna inimene, kes tegelebki teises valdkonnas asjadega palju kiiremini, aga sinu nii-öelda see kullatsoon või selline asi, millega sa saad väga kiiresti ja lihtsasti hakkama, ongi võib-olla aia kujundamine või ongi selle aia hooldamine.
Siis mis veel aitab, et ära tee tasuta tööd, isegi väikese tasuga projekt aitab sul hinnastamist harjutada. sellel on nüüd mitu külge, tasuta tööd, see tasu pool võib olla mitmesugune, see ei pea olema alati rahaline, aga tasu pool peaks sul alati olemas olema, et sul oleks nii-öelda tasakaal kliendiga töötamisel. ja see aitab sul alati seda hinnastamist harjutada, ehk siis kui sa ei hakka seda hinnastamist harjutama, siis sa ei kogu nagu juurde neid kogemusi ja pärast võibki olla nagu keerulisem seda hinnastamist paika saada. mida tasub vaadata? lihtsat valemit võid enda jaoks läbi arvutada ja enda jaoks nii-öelda läbi mõelda sellise lihtsa valemi nagu soovitud sissetulek kuus, jah, mis on see soovitud sissetulek kuus, jagad selle reaalsete töötundidega kuus, ehk siis mis on need reaalsed töötunnid, mida sa saaksid teha konkreetselt kliendi aias siis näiteks või kliendi projektiga töötades, kui sa näiteks aiaplaane tahaksid teha, mida sa saaksid teha ja sealt võib-olla arvestada välja sellised nii-öelda manageerivad ülesanded, ehk siis kui sa, ma ei tea, mingeid pangaülekandeid teed või ma ei tea, mingeid selliseid asju teed või postitusi teed, et need sa võtad sealt siis välja, sest need tulevad ka sulle sinna sisse arvestada. ja sellest tuleb sul siis minimaalne tunnitasu, et kui sa selle lihtsa valemi juba algusest läbi mõtled, siis saad juba mingi pildi ette, kuidas seda hinnastamist teha. aga kursusel me lähme sellega natukene sügavamale ja vaatame, kuidas seda hinda siis välja mõelda. ja viimane punkt, mida tasub ka vaadata, on see, et ära konkureeri ainult hinnaga, ehk siis paku väärtust, paku tulemusi. jah, mis asi on see tulemus, mida sa oma kliendile pakud? kas see on see, et sa teedki kiiremini tal selle kaevamise ära, puhta istutusala kaevamise, võib-olla see, et sa istutad taimed kiiremini maha. väga, väga hea näide näiteks meie ettevõtte puhul on see, et kui osad kliendid on ise teinud istutusalasid ja on ka koos meiega teinud, ehk siis nad on võib-olla enne proovinud ise istutusala plaani järgi näiteks maha märkida ja siis vaatavad, et oh, selleks kulub mul, ma ei tea, terve nädal aega, et need taimed sinna peale saada. ja siis järgmisel korral nad võtavad näiteks meie tiimi appi ja vaatavad, et oh, näed, poole päevaga kõik taimed maas. ja õpivad ise ka sellest muidugi väga palju. et ongi, et mida sa suudad nagu pakkuda oma kliendile, mis on see väärtus ja igalühel võib see olla täiesti erinev, see ei pea olema kõigil samasugune et seda tasub enda jaoks läbi mõelda, et mis on see, mida sa teed väga-väga hea meelega, mis sul tuleb lihtsasti, mis on see väärtus, mida sa kliendile saad pakkuda, mis on see tulemus, mida sa saad pakkuda, ehk siis keskenduda rohkem sellele tulemusele. nii, ja pane mulle korraks siia chati, milline neist kolmest veast oli võib-olla sinu jaoks kõige rohkem selline kõnetavam? kas üks, kaks või kolm? ma tuletan korra meelde ka, et number üks oli see, et oodatakse liiga kaua, ma ei ole veel valmis. number kaks, ei julgeta teenust pakkuda, ei julgeta müüki teha. ja kolm, ei teata, kuidas oma teenuseid hinnastada. milline on nii-öelda sinu see kõige suurem probleem või kõige suurem viga, mida sa praegu siis tegemas oled või ma ei tea, mis sind praegu nagu takistab? nii, ma vaatan korra üle. number üks, kaks, üks, kolm, kaks, üks, kolm, ehk siis kõiki on tegelikult ühtesid on, tundub, et kõige rohkem. ma vaatan korra telefonist, mis see number üks oli meil. üks oli see, et oodatakse liiga kaua, jah. et kui sa oled oodanud juba liiga kaua, siis hakka kuskilt otsast pihta, hakka kuskilt otsast seda närima. jah, ja kolme on ka ehk siis hinnastamise teema ja number kaks, ei julgeta oma teenust pakkuda. just, väga hea. number kolm. ehk siis sa saad aru, kus kohas sa praegu oled. ma tõin sulle siia ka mõned takistused, mis on kõige suuremad sellised takistused veel alguses.
ehk siis see esimene ülemõtlemine, mul on vaja mingeid asju enne, kui saan alustada, selle me käisime tegelikult juba läbi. siis see perfektsus ka, et perfektsus nii, number 267783 küsib, kas ja milline kvalifikatsioon peab sellise teenuse pakkumiseks üldse olema, et midagi pakkuda? Ja ma ütlen ausalt, oleneb, mida sa pakkuda tahad. maastikuarhitektuuri teenust sa ei saa pakkuda, kui sul pole maastikuarhitektuuri nii-öelda kutsetunnistust. aga sa saad minna kellegi aeda, kui see inimene ütleb, et näed, sa oled teinud kellelegi teisele või endale oled teinud nii ilusa aia, siis sa saad minna kellegi teise aeda ja aidata tal ka selle piirde näiteks teha. ehk siis tegelikult sul ei ole mingit kvalifikatsiooni vaja, et midagi pakkuda. või sa tahad hakata tegema mingit, ma ei tea, e-poodi aiakujundusvaldkonnas, sul ei ole mingit kvalifikatsiooni tegelikult vaja. milleks see kvalifikatsioon on? kvalifikatsioon on su enda jaoks, et sa oskad neid asju siis tehniliselt teha, et sa oskad mingeid asju ellu viia, et sa oskad seda aeda kujundada. ma ei, ma ei nii-öelda suuna sind nüüd täiesti nullist, ehk siis sa oled võib-olla praegu IT-valdkonnas ja nüüd ütlen, et hakka nüüd aiakujundajaks, sest et sul ei ole mingit kvalifikatsiooni vaja. seda ma ei räägi, seda ma ei poolda. loomulikult peaks sul olema selle vastu huvi ja väga sügav huvi, sest et see ei ole niimoodi, et ma olen täna raamatupidaja, ma hakkan nüüd homme aiakujundajaks. ja sul peab olema ka mingi taust selles mõttes, et kas sa oled oma huvist siis kuskil koolis käinud, sa oled võib-olla mingeid koolitusi võtnud, veebikoolitusi läbinud. tänapäeval on veebikoolitused väga populaarsed ja veebikoolitusi väga paljud läbivad. ja võib-olla sellest veebikoolitusest sa oled väga palju midagi õppinud, mida sa oled võib-olla enda aias juba ellu viinud, realiseerinud ja see on hästi välja tulnud, siis sa saad hakata juba pakkuma tegelikult. Äh, siis kolmas punkt, mis on veel takistused alguses, kas ma ikka oskan, mis nüüd mina on ju, kas ma ikka oskan seda teha? kui sul on keegi öelnud, et näed, see on hea asi, sa oled selle hästi ära teinud, mina tahan ka, et sa minu aias seda teeksid, siis see ongi see koht, et sa midagi juba oskad. see ei tähenda, et sa nüüd kõiki asju oskad, jah. et kui sa oled endale uhke lillepeenra teinud, ei tähenda see veel pooltki seda, et sa oskad nüüd viljapuid lõigata. või et sa oskad, ma ei tea, marjapõõsaid lõigata või ilupõõsaid lõigata või vormilõikust teha. see ei tähenda seda, aga see on juba algus. ja alustamiseks ei ole sul vaja nii-öelda seda kvalifikatsiooni, seda kogu paketti mis nagu alustamiseks vajalik on. Seda sul ei ole vaja, aga on üks asi, sa oskadki võib-olla hekikääridega väga hästi perfektselt hekke pügada või mingeid vormielemente pügada, kus kõik nii-öelda sinu aiast möödujad ahhetavad, vau, kui ilus hekk sul on. või oskadki väga hästi oma hekki hooldada, siis see on see koht, millest sa saad juba alustada. jah, kui palju meil on Eestis juba elupuuhekke, kes seda teab, mitu tuhat kilomeetrit. siis number 4 on see, et mul ei ole raha ja aeg, ehk siis mul ei ole aega, mul ei ole raha, et ma saaksin alustada. alustamiseks ei ole sul raha vaja ja alustamiseks on sul aega tegelikult vaja. et sa panedki oma selle pakkumise välja, mida sa suudad siis oma kliendile või oma huvilisele pakkuda ja teine asi on siis see, et tema siis annab sulle raha selle vastu, aga sul ei ole vaja suuri summasid raha, et alustada. loomulikult sul on, kui sa tahad hekiteenust pakkuda, siis üks variant, sa laenutad need hekikäärid või siis korralikud teravad motoriseeritud hekikäärid. teine variant on, et sa ostad need hekikäärid. jah, töökindad ka vajalikud. noh, nende jaoks jah, muidugi ja tööriided, töösaapad, väga vajalikud alustamiseks. aga sul ei ole vaja alustamiseks mingeid kalleid, ma ei tea, kujundusprogramme, sul ei ole vaja kogu seda tööriistapaletti. keegi eelmine kord küsis, et
kas mul on nagu või mida ma peaksin alustajana rentima, mida ma peaksin alustajana endale ostma. sul ei ole vaja osta koppa, kui sa hakkad lillepeenraid tegema või sul ei ole vaja osta, ma ei tea, murutrimmerit või sellist, mitte murutrimmerit, ütleme trimmerit, kui sa hakkad lillepeenart tegema. sul ei ole kõiki neid asju vaja. Siis konkurents ja sellest me ka natuke rääkisime, et tegijaid palju turul, minul ei jätku, mul pole võimalust. See on tegelikult vale lähenemine. väga palju tegijaid on turul ja jätkub tegelikult kõigile. kui sa suudad olla erinev, kui sa suudad eristuda, kui sa suudad luua enda nii-öelda kuulajaskonna, enda nii-öelda sellise jälgijaskonna, kes on sinuga tuttav, kes tahab sinuga koos töötada, siis tegelikult inimesi on väga palju, kes vajavad abi oma aia kujundamisel, oma aia hooldamisel või mis iganes teemal sa suudad teda siis aidata. 6. punkt, kas see ikka tasub ära, kas ma jõuan makse maksta, on ju, et see on ka alguses takistus, et kas ma ikka registreerin selle ettevõtte ära, kas ma vajutan sinna nupu peale, et ma nüüd registreerin ära, et mis siis saama hakkab. kas ma ikka saan, on ju, sellega hakkama. väga suur takistus on võib-olla see ka, et kes mul selle raamatupidamise teeb, kas ma saan selle raamatupidamisega ise hakkama. tegelikkuses on nii, et see alustaja, kui sa oled alustaja, siis see raamatupidamisteenus ei ole üldse nii kallis, et sa ei suuda seda nii-öelda tagasi teenida oma teenusest. kui sa ise oled raamatupidaja, siis loomulikult sa võid seda ka ise teha, aga kui su ettevõte kasvab, siis tuleb ühel hetkel kindlasti sul see raamatupidamisteenus sisse osta või see on see, mis on igal juhul tulusam, kui seda ise teha. jah. milline takistus sinul võib-olla nendest siin praegu on, mis sind praegu takistab? pane mulle chati number 1-6. et milline takistus see sind praegu nii-öelda kinni hoiab? 3, kas ma ikka oskan? number 5, konkurents. number 3, number 6, kas see tasub ära, on ju. 3, kas ma oskan? 1, ülemõtlemine. 2, perfektsus. 3, kas ma oskan? see oskamise teema on päris palju. aga mida sa saad teha, et sa oskaksid, jah? või mida sa praegu oskad? et hea mõte on enda jaoks ka välja kirjutada, et mis asju ma siis oskan. kui ma jäin oma esimese lapsega lapsehoolduspuhkusele ja ma ei tohtinud enam tööl käia, siis ma elasin veel Saksamaal, siis ja sündis on ju esimene laps ja siis ma mõtlesin, et mida ma saan nüüd teha, et ma ei saa ju siin mõttetult kodus istuda lapsega, on ju, mitte midagi ei tee, raha ei teeni. et mida ma siis nüüd teha saan? ma mõtlesingi, et no mis asja ma siis oskan, ma ei oskagi mitte midagi. et see, mis ma oskan, seda ma ei tohi praegu siin Saksamaal teha ja muud ma ei oskagi, onju. ja siis ma hakkasin mingeid lisakoolitusi tegema, ma hakkasin juurde õppima, ma hakkasin sellel ajal, kui laps magas, ma hakkasin mingeid asju tegema. sest et ma ei suutnud lihtsalt olla mõttetult nii-öelda kodus. see oli minule nagu sisse kodeeritud, ma pidin midagi tegema, ma pidin enda väärtust kasvatama. ja see on tegelikult igale ühele võimalik ja see ei tule üleöö, aga see tuleb nagu jupp jupi haaval järjest. kuidas sa saad muuta siis oma äri kasumlikuks? pane plaan paika, kellele sa tahad pakkuda, mida sa tahad pakkuda, mida sa selleks vajad, kuidas hakkad müüma. müümiseks on väga palju erinevaid variante. kui sa ei tea, kus müüa, siis tule aiakujundusärikursusele, ma kohe räägin sellest ka. siis teine asi on see, et tutvu alati oma sihtrühmaga, mida nad päriselt tahavad ja kellele sa hakkad siis müüma, kas see on tavaline nii-öelda aiaomanik, eraisik või see on mõni suurem institutsioon, kas see on mõni ettevõte, kas see on mõni, ma ei tea, korteriühistu. siis number 3, mis aitab ka väga palju kaasa, on see, et sa pakudki unikaalset teenust. et sa pakudki ainult seda peenrahooldust näiteks. jah, see ei tähenda, et sa teisi asju ei oska või ei pea oskama või ei tohi pakkuda, aga see on see, millega sa välja tuled ja millega sa võib-olla eristudki väga massiivselt teistest pakkujatest.
Siis neljas asi on see, et millest me ei tohi, mida me ei tohi unustada, on see, et levita oma pakkumist. kui sul ei ole veel klientuur täis, siis tuleb oma pakkumist levitada. Et ei ole päris nii, et sa teed oma ettevõtte ära ja siis kõik jooksevad tormi ja on oodanud sinu ettevõtet, et sa nüüd hakkad tegema aiakujundust või midagi. Siis number 5, loo tugev kaubamärk, mis kajastab siis sinu ettevõtte isikupära, mis kajastab sinu teenuseid. Number 6, hoia kliendid õnnelikena. jah, aitab väga palju kaasa selleks, et sinu ettevõte kasvaks pärast ka. Laiene ja ole paindlik. et see paindlikkus on ka väga oluline, et sa saaksid oma äri muuta siis kasumlikuks, et kasvada edasi, et tehagi seda, mida sa armastad ja võib-olla ühel hetkel muutubki see aiahooldus sulle igavaks, jah. võib-olla sa tahadki midagi muud, siis mõtledki loovalt, mis see midagi muud on, mida sa saad, mida sa suudad pakkuda. vot, ehk siis kui sa neid vigu vältida tahad ja samm-sammult tahad edasi minna ja tahad nii-öelda juhendamist oma aiakujundusäri ülesehitamiseks, siis täna ma kutsun sind 6-nädalasele kursusele. alusta oma aiakujundusäri ja sealt sa saad siis sellise kindla plaani oma unistuste nii-öelda aiakujundusäri käivitamiseks. ja mida me seal teeme? selle 6 nädala jooksul sa läbid siis 6 erinevat moodulit. esimene moodul on see, kus ma kiirelt näitan sulle, kuidas sa saad plaani valmis, ehk siis kui sa aiaplaane tahad hakata pakkuma või aia kujundamisega tahad tegelema hakata, siis ma toetan sind plaani valmimisel, kuidas saada siis kiiremini see valmis, kuidas saada efektiivsemalt valmis, kuidas saada kliendile sobivamat lahendust. nii, ma ütlen korra vahel ära ka, et kõige lõpus ma annan sulle veel selle juhise, kuidas siis, ma mõtlen, kuidas selle nimi oli, selle lõpus ma annan sulle siis selle faili, kuidas sa saad oma nii-öelda stardi asjad kõik ritta panna, et mida sa järjest pead tegema. aga, aga siis selle ärikursusel me tegeleme siis selliste asjadega. nii, teine punkt, mida me teeme või teises moodulis me tegeleme kliendi soovidest arusaamisega, et mida see klient siis tahab üldse saada ja mida sina saad talle pakkuda. siis kolmandas moodulis me tegeleme hinna ja teenuse paikasaamisega ehk siis kuidas see hind kujuneb, kuidas see teenus kujuneb, mida sa saad üldse pakkuda, mida sa tahad üldse pakkuda. Siis number 4 on see, et me tegeleme ideede leidmisega, nende paberile joonistamisega, see on nüüd nagu natuke kujunduslik pool, et kuidas sa saad siis, kui sa oled kliendiga läbi rääkinud, kuidas sa leiad need ideed, mida sa saad talle pakkuda või mida sa saad talle nii-öelda visuaalina tuua, et ennast arusaadavaks ka teha, et mida sa siis nii-öelda hakkad talle kujundama. Siis 5. moodulis me tegeleme kliendiga suhtlemisega, kuidas tema tagasisidest aru saada. ja 6. punktis siis klientide leidmisega, kliendibaasi ehitamisega ja sinu usaldusväärsuse kasvatamisega ja nähtavaks muutmisega. ehk siis nähtavusest ei pääse üle ega ümber, et kui sa tahad nii-öelda pimedas teki all äh, seda asja teha ja nii-öelda salaja, siis sa võid olla ka salajane aiakujundaja, kes ainult soovituste baasil siis tegeleb ja, ja toimetab, võib ka olla variant, aga ma näitan ka sulle siis, kuidas sa nähtavaks saad muuta. ja sellel kursusel ma annan sulle kõik vastused, ei hoia end tagasi, saad küsida oma kõik põletavamad küsimused nii äri kui ka siis aiakujunduse teemadel. nii, ja see kursus on siis 6-nädalane ja see on edasi jõudnud aiahuvilisele, ehk siis sa ei pea olema nii-öelda aiakujundaja, sul peab olema kindlasti huvi, sul peab olema midagi, mida sa oled juba nii-öelda läbi katsetanud, sa oled käinud kuskil koolitustel, ehk siis sul on mingi taust juba olemas, ehk siis see kursus ei sobi alustajale, kes alles hakkab seda aiandusvaldkonda uurima. ja iga nädal on siis uus moodul, avaneb sulle iga uue teemaga, mis ma sulle enne tõin ja praktiline kodutöö on ka siis juures, mida sa saad siis teha. ja iga nädal me teeme ühe Zoomi kõne,
lühikese teooriaosaga ja vastan sinu küsimustele loomulikult. ja see kursus on siis suunatud kujundamisele, ehk siis me joonistame konkreetselt selle 6 nädala jooksul selle plaani valmis nii-öelda kiirmeetodil ja keskendume kliendi tööle. ehk siis sellel kursusel me ei õpi põhjalikult aia kujundamist, aga siin on juures ka boonused. ehk siis, kui sa tahad mõnda aia kujundamiskursust juurde saada või no, mingit teemat süvenenult võtta, siis sa saad valida juurde ka mõne aiakujunduse kursuse, ehk siis sul on kuni 500 euro väärtuses kursustele veebis või koha peal on pääs, ehk siis saad ise valida ja 6 veebikoolitust on sinna juba juurde pandud, juurde valitud. üks neist on, kuidas näiteks Canvas oma aeda visuaalselt või mitte oma aeda, vaid ka siis kliendi aeda visuaalselt kujutada või ka seal, kuidas plaane teha. ja seal on ka näiteks muru rajamise koolitus ja kalmu kujundamise koolitus, kui ma nüüd õigesti mäletan. ja seal oli ka minu meelest, ühesõnaga sa saad pärast ise vaadata ka, mis seal täpselt olid seal paketis sees. aga need olid kindlasti seal juures. ehk siis 6 nädalat pühendumist, kuidas leida oma esimesed kliendid, kui sa oled juba edasi jõudnud, ja ühekordse makse boonusena sa saad valida ka 2 tööriista lisaks siis eelnevatele boonustele, millega sa võid kasvõi kohe kliendi aeda minna ja 4 kiiremale saad ka siis Messengeri toe, minu toe nii-öelda, kus sa saad siis küsimusi küsida. ja ühekordse maksega siis 997 ja makseplaaniga 12 korda 99 ja kohtade arv on piiratud, kuskil 10, maksimaalselt 10 inimest me võtame vastu siia kursusele ja see pakkumine kehtib kuni 25. märtsini ja peale seda me alustame siis 26. juba tööd, ehk siis peale seda me ei võta enam vastu. ja küsimus on ka see, et kui kiiresti sa teenid oma investeeringu tagasi. jah, see on ka hea küsimus. et noh, näiteks kui sa võtadki 2 klienti ja me arvestame väga tagasihoidlikult, sa teedki 2 aiakujundust, väiksemat aeda, ma ei tea, aasta jooksul näiteks, oleneb, kuidas sul ajaga on, siis sellest sa võid väga vabalt endale nii-öelda 1000, 1200 või ka rohkem sissetulekut tekitada. ja selle 6 nädalaga me tegeleme ainult ühe plaaniga, me ei tee nagu mitut aega selle ajaga. kui sa oled muidugi vilunum, sa võid ka mitu teha, aga selle 6 nädala jooksul me siis tegeleme ühe plaaniga või siis ühe osaga aiast või väiksema aia osaga. et väga palju on neid inimesi, kes tahavad ainult ühte lillepeenart, siis ongi see, et sa tegeledki ühe selle lillepeenraga. ja kui palju sa ise peaksid aega panustama, see on ka hästi oluline, et see asi ei toimu ise. ehk siis, kui sa ise ei ole valmis panustama, kui sul aega ei ole, siis ei tasu sul sellele kursusele tulla. ehk siis nädalas 3 kuni 5 tundi peaks igal juhul leidma, et sellega siis tegeleda. muul juhul noh, kuna sulle jäävadki need materjalid terveks aastaks avatuks ja sa võid seda hiljem ka teha, aga hiljem ei ole sul võimalust nii-öelda Zoomis minu käest abi küsida. ehk siis kui sa kaasa teed, siis 3 kuni 5 tundi peaks sul olema, et seda teha. nii, siin on üks hea, ma jagan kohe seda faili ka, ehk siis see fail oli kõige lõpus aiandusäri starter, 5 sammu, kuidas oma aiandus- või aiakujundusäri kiiresti käima saada. aga siin on üks väga hea küsimus, et kuidas on näiteks seadusega reguleeritud mingisuguste aiateenuste pakkumine. kui ma müün teenust OÜ alt, siis kas on vaja tegevusluba või muud sellist, kui teen lihtsalt mingeid väikseid peenraid või pakun rohimist, istutamist ja nii ja muud sellist. kui sa teed peenraid, pakud rohimist, istutamist, sul ei ole vaja mingisugust tegevusluba. jah, kui sa oled OÜ, sul ei ole mitte mingisugust tegevusluba vaja. või sa lõikad hekke või teedki mingit istutamist. küll aga kui sa näiteks hakkad
noh, mis ma aiandusvaldkonnas, no ongi see maastikuarhitektuuri näiteks näide, et kui sa pead mingeid maastikuarhitektuuri suuri plaane, üldplaneeringuid kinnitama ja allkirjaõigust on sul vaja, siis on sul vaja seda kutsetunnistust. aga muidu sul ei ole mingit tegevusluba vaja. ehk siis see on tegelikult väga, ütleme, lihtne lävend, millest üle astuda. Siis Siiri küsib, palju maksab tund, kui keegi tuleb aeda abiks rohimisel, näiteks 3 peenart, üks circa 3 meetrit, ilmselt saab hakkama 1 päevaga. No vot, seda ei saagi öelda, see sõltub väga paljudest asjaoludest, see sõltub, mis piirkonnas see on, see sõltub, mis sul seal praegu on, kas see on väga rohtu kasvanud, kas see on püsiumbrohtu täis, sõltub sellest, kes sul tuleb seda rohimist tegema. jah, see sõltub väga paljudest asjadest, ma ei saa sulle öelda, kui palju see tund sul maksab. me ei saa võrrelda õuna pirnidega või me ei saa võrrelda ploome õuntega. et selleks, et seda öelda, peab teadma väga palju tausta ja peab ka teadma, kes sulle seda siis pakkuma hakkab. nii, ja pane mulle siia chati ka oma küsimused, kui sul on veel küsimusi. ja ma panen siia ka nüüd selle lingi, kuidas sa sinna kursusele pääsed. Maigrit võib ka siia seda linki jagada, selle makseplaaniga linki ja ühekordse maksega linki. ja ma saadan sulle selle lingi ka meili peale, et sa leiaksid selle pärast ka üles. ma panen sulle siia chati ka praegu. nii. ja sealt sa saad valida siis omal, kas sa tahad ühekordse maksega või makseplaaniga. ja need hinnad sisaldavad kõik käibemaksu, ehk siis kui sa oled käibemaksukohuslane, siis sa saad käibemaksu tagasi küsida. Nii. Hinnavahemik, kõik puhtaks rohida ei ole väga hull, alevikus ehk hea koht. No vot, selle baasil ei saa nagu väga palju öelda, see võib olla, ma ei tea, 10 eurost kuni 50-60 euroni, ma ei tea, sellepärast et oleneb, kelle käest sa küsid, jah. oleneb, kes tuleb sul seda rohimist tegema, kas see on täiesti alustaja, kes võib-olla küsibki sul, ma ei tea, 8, 10, 20 eurot. võib-olla see on juba edasi jõudnud, kes küsib sinu käest 25, 35, 40 eurot. võib-olla see on ekspert, kes sul teeb lisaks rohimisele ka ära näiteks sellise kevadise ümberistutuse, taimede jagamise, ehk siis teeb ka mingit uut disaini sinna. et see väga palju sõltub, kellega sa räägid sellest, on ju. kas teie ettevõttesse on võimalik ka praktikale tulla? jah, teatud tingimustel on võimalik ka praktikale tulla, aga sellest peame siis eraldi rääkima. nii, ja ma jagan sulle ka seda faili, kuidas seda 5-punktilist aiandusäri starterit ja panen sulle siia faili kohe juurde. et sul on olemas nii-öelda selline stardikava, mida sa saad jälgida, enda jaoks nii-öelda läbi käia, et jah, seda ma olen teinud, ei, seda ma ei ole teinud, seda ma võiksin veel teha, et sul on silme ees, et kus kohas sa oma stardi järjekorras nii-öelda oled. ja kui sul on küsimusi, anna mulle julgelt teada. sest et nii, Maigrit jagas ka siia seda faili. ja vastuvõtt siis aiakujundusäri kursusele on kuni 25. märtsini, sest et 26. me juba alustame ja selle lingi võid endale ka ära salvestada, et, et siis pärast saad seda vaadata. ja ma panen sulle ette korraks veel selle lehekülje, kus ma tõin välja sinu boonused ehk siis ühekordse makse boonused on 2 tööriista enda valikul, millega sa saaksidki siis kohe, kasvõi kohe nii-öelda kliendiaeda minna, olenevalt siis sellest, mida sa tahad talle pakkuda. ja 4 kiiremale on ka siis Messengeri tugi, kus sa saad küsida oma pakkumiste, hindade, mis iganes kohta.
ja teine variant on makseplaaniga, kus ongi siis 12 kuud on makseplaan korda 99 € ja selle boonused on siis nii-öelda need tavaboonused on 500 € nii-öelda kursustele krediiti ja 6 veebikoolitust, mis on juba valitud. ma korraks näitan sulle, ma näitan sulle ära ka, ma vaatan, kas ta näitab mul seda. Jah, näitab. Ehk siis, mis koolitused seal boonuseks on kevadine peenarde hooldus, siis on kanna töötuba, kuidas oma aed visuaalselt paika saada või paika panna, siis ilusa muru rajamine, mis on ka tegelikult ülioluline kursus, kui sa juba tead, kuidas seda ilusat muru saada, siis silmapaistva lillepeenra kujundamine on seal sees, kalmu kujundamise veebikoolitus ja kallaste kujundamise koolitus pluss siis 500 € eest saad veel ise valida ka koolitust boonuseks. nii, kas sul on küsimusi praegu? kas sul on praegu küsimusi, kas sul on jagada enda nii-öelda kaasavõttu tänaselt webinarilt, mis oli see üks kaasavõtt, mida sa tänaselt webinarilt enda jaoks kaasa võtsid, kõige olulisem asi? jaga siia chati, sest et sellest on ka kasu teistele. nii, Kaja kirjutab, tee ennast nähtavaks. jah, absoluutselt. sest et sa võid olla absoluutselt väga hea aiakujundaja, sa võid olla väga hea aiahooldaja, sa võid olla suurepärane, ma ei tea, ilupuude, ilupõõsaste lõikaja. aga kui sa ei pane ennast välja, siis kust need kliendid sind leidma peaksid? nii, alusta enne, kui oled valmis, olla julgem. kui meeldib, siis võta ennast käsile ja alusta. tuleb alustada ja julge ennast pakkuda ja küsida. ma küsin siis niipidi, et milline on praegu mõistlik hind lihtsa rohimise eest näiteks, kus lisatööriistu pole vaja, ainult oma aeg ja võib-olla mõningate taimede tundmine, et vajalikke välja ei tõmba, et ise ei jääks nälga ja klient ei tunneks ennast röövituna. ja sellist hinda ma ei saa sulle öelda, sellist hinda ma ei saa sulle öelda, sest et sõltub väga paljudest asjadest. kursusel me räägime sellest, millest see täpselt sõltub, see hinna nii-öelda valik. see võib olla 15 eurot, see võib olla 25 eurot, see võib olla 50 eurot, aga see sõltub paljudest asjadest. ma ei saa seda sulle selle baasil öelda. jah, sa võid ka, ma ei tea, 8 € eest kellegi nii-öelda välismaise töölise endale saada, kes teeb selle ära, aga noh, võib-olla ta tõmbabki sul osa taimi ka välja. Endale välja kirjutada, mida ma oskan ja kohe teha saan, on hea mõte. nii, ole julgem, alusta väikese fookusega, ära mõtle üle, olla julgem. super. nii, vot, ehk siis jah, Maive kirjutab, hea müük on oma oskuste ja väärtuste näitamine, mitte pealesurumine. alustamiseks ei ole vaja raha, vaid pigem aega. just, just. kui sul on seda vaba aega, mida sa saad oma nii-öelda lisasissetulekuks kasutada, siis kasuta see ära. praegu on hooaeg algamas. väga hea võimalus, kui see on sul huvi ja kui sa oled täna siin webinaril, siis mingi huvi sul on olemas, ehk siis sa oled mõelnud, et oh, võib-olla võiks midagi teha selles valdkonnas. meil on ka niimoodi, et inimesed, kes on käinud meie kursustel, nad ei olegi võib-olla nii suurelt ise alustanud seda äri, aga nad on tulnud nii-öelda meie tiimi lisaks appi, mis on nagu meile ka väga suur väärtus, sest et kui nad on õppinud tegema nii, nagu meie neid asju teeme, siis nad ongi nii-öelda meile ka väga suureks abiks. vot, ehk siis kui sa tahad tulla ja alustada sel kevadel oma aiakujundusäri või aiahooldusäri, see ei pea olema ilmtingimata aiakujundusäri, see võib ka aiahooldusega seotud olla, siis oled oodatud aiakujundusäri kursusele, mis kestab siis 6 nädalat ja me alustame 26. märtsil. ja kui sa tahad ise edasi minna, siis ma soovin sulle palju edu ja teistele, kes tulevad kursusele, mul on rõõm sind toetada ja mul on hea meel, kui me saame nii-öelda sinu aiakujundusäri
tööle, kui me saame esimesed kliendid, kui me saame sel hooajal juba nii-öelda teistmoodi teha kui varasemal ajal. ma soovin sulle siis ilusat kevade algust ja kohtume siis kursusel või kohtume siis kuskil mujal ja soovin sulle ilusat pühapäeva. Tšau.